Tere õhtust! Tere õhtust! Me kahjuks ei saanud näidata kõige uuemat lugu, sest nagu ma aru saan, lugu on olemas, aga videot veel ei ole. Jaa, lugu on täitsa olemas ja lugu on ka täitsa avaliku sees juba. Kannab nime Tuli ja leegid ja on meie bändi siis selline selle suve kõige suurem lugu. No üks suve selline suur projekt siis on lugu, mille äsja valmis saanud, aga tegelikult eks sellel laulja elul on ikka suvi, ikka kõrghooaeg, kus käed-jalad tööd täis ja ma kujutan ette, et iga nädal on palju esinemisi. Ja, selles mõttes küll, et nädalavahetust on kõik esinemiste all ja isegi selle aasta suvi tundub, et on mul üks aegade kõige tihedamaid. Ja minu jaoks teeb sellega huvitavaks veel see, et on hästi palju erinevaid projekte. Et kui mingid suved on olnud siis kas bändiga hästi palju või sellised kahekesi akustilised kontserdid, siis see suvi on kuidagi just selline hästi kirju just projektide osas ja see teeb ka suve väga selliseks värviliseks ja lahedaks. Ma tean, et kõige lähem esinemine tänase päeva perspektiivist on juba homme täna alanud merepäevadel. Ja, homme siis kella 12. Soovitan kõigile tulla merepäevadele. Koos siis Kerli Padariga me esitame lahedaid lugusid tuntud multifilmidest. Nii et peredel soovitav täiesti koos lastega tulla vaatama. See on vist hästi tore ja emotsionaalne ettevõtmine. Tegelikult olete ju seda korra juba teinud. Multifilmi laul on ju lauldud juba. Ja, vist on seal laulud. Mina ei ole küll neid laulnud. Et selles mõttes minu jaoks väga esmakordne ja tõesti on lahe. Et on hästi emotsiooniline. Seal näidatakse ka siis nendest multifilmidest ka klippe koos siis live-bändiga esitame neid siis ka laule. Et see on tõesti tore üritus. See suurepärane laupäevane, südapäevane sündmus siis merepäevadel. Aga Kristjan, ma tean, et lisaks laulmisele on sel suvel ees ootamas ka päris suur näitlejatöö. Jah, üsna hiljuti sain ma ühe telefonikõne ja siis tehti pakkumine olla ühes seriaalis, mis siis tuleb teleekraanile sügisel ja mängida seal ühte peaosa. Sest muusikalikogemus on ju olemas. Näitlemine kui selline ei ole võõrasala, aga seriaalis ja peaosa see on päris suur väljakutse. Kindlasti, et olles mitte näitleja, siis kindlasti ma pean sellega palju vaeva nägema, et oleks nii hea, kui ma seda vähegi suudan teha. Et jah, teatrilava ja filmilava on selles mõttes natuke erinevad. Et kui sa ühes nii-öelda žanris saad teha siis midagi uuesti, kui läheb kehvasti, siis ütleme laval seda sa enam nagu korrata ei saa. Aga samas selle laval ei ole sul keegi nii lähedal kaameraga, et näeks võib-olla kõike selliseid, kas just vigu või selliseid natuke mitte nii hästi tulnud asju, et sellepärast on ta mulle kindlasti selline hea väljakutse. Ja uus kogemus, mis võib veel ei tea, milliseid teid avada. Aga samas see annab ka ikkagi ju aimu sellisest mitmekülgsusest, et juba ütlesite, et suvi on olnud väga eriline ja laiahaardeline, et uued tegevused, et need võimaldavad ennast ju paremini ehk avada ja võib-olla arendadagi või? Ja, mul on alati näitlemise koha pealt tegelikult väga meeldinud see, et kui ma olen olnud ka ühes filmis, siis Magnus, mis Kade Kõusaare filmis, et see oli selline esimene sellise siis nagu nii-öelda kaamera ees filmiroll olla, et sealt selline väike pisik kindlasti tuli ka kaasa. Nii et ma tegelikult väga ootan seda. Ja igale artistile on ju ikkagi ekraanil olemine väga tähtis, et öeldakse, kui sind ei ole siin, siis ei ole olemas, et lauljal ükskõik mis žanris. Kui sa oled kogu aeg olemas kusagil mujal, see on ainult plussiks ju. Jah, eriti võib-olla Eestis, et kuna meil siin nii väike on ikkagi meie riik ja rahvas, et ütleme muusikalises võtmes võib-olla ei ole alati nii palju masse iga žanri jaoks kogu aeg olemas, siis on selline osalemine nagu mitmestes asjades kindlasti annab selle üldpildi nagu suurema. Ja loomulikult kaasneb sellega ka kuulsus, mis toob igasuguseid erinevaid aspekte esile. Näiteks 2008. aastal oli see vist, kui Kristjan Kasearu valiti Buduaari lugejate poolt aasta naistemeheks või oli mingi selline tiitel, et mis kõik sellega kaasas ei käi? Jah, väga huvitav tiitel. Ma isegi kuulen sellest esimest korda selles mõttes, et kui me siin enne korra arutasime, siis jah, ma ei oska selle kohta öelda selles mõttes, et
no nüüd on aega juba mööda läinud, et aga seda ikka on esile toodud aeg-ajalt, et no Kristjan. No mulle tundub, et see on hästi palju sellise võib-olla siis rohkem kas väliskuvandi või ka minu mingis mõttes nagu stiili kui nagu rockmuusika sellega võib-olla nagu seotud, et ma ise ennast nagu küll ei tunneks, et ma nüüd oleks väga avaliku sees oma näiteks suhted või midagi nagu väga tahtnud nagu esile tuua, et selle koha pealt ma tunnen, et see on rohkem nagu sellise üldsuse loodud pilt. Pigem tahab avalikkus ja seltskonnakroonika. Võib-olla küll, jah. Selliseid pooli esile tuua. Aga mis alal võiks Kristjan Kasearu saada lähiaegadel aastategijaks? Ma loodan selles mõttes loomulikult meie ikkagi minu jaoks kõige tähtsam asi on ikkagi minu muusika ja minu bänd, et ma tahaks väga, et see sama lugu saaks nii palju mänguaega raadiotes kui võimalik ja me tegelikult ka olles juba välja andnud selle loo, siis ma juba tegelikult plaanime juba järgmist lugu salvestada ja välja anda, et sellise tegevuse käigus on hästi oluline see, et ikkagi järjepidevus, et tihti on näha seda, et tehakse üks lugu või midagi valmis ja siis jäädakse nüüd ootama, et selle pealt peaks nüüd hakkama tulema suurt, et seda ei tea mitte kunagi, millise looga võib tulla midagi suuremat või mitte. Tegelikult sellesse samasse loosse Tuli ja leegid ma vist on lugu, millesse ma olen kõige vähem aega ja mõtteid nagu kulutanud selles osas, aga tundub, et nagu praegu mängitavuse poolest on üks kõige suuremad, mis on nagu olnud. Need on head näited, et elu on väga erinev. Ja kogemus mängib siin väga suurt rolli, et seda kõike tunnetada ja aru saada. Kindlasti ka. Ja ootame siis videot sellest loost. Jah. Eks? Okay. Aga edu. Aitäh. Ilusat suve. Teile ka.